tule siia. Kuule. Poisid on veendunud, et neil on nüüd uus mänguasi. Aga tegelikult me tahame nüüd teha ühte karbituks tegemise videot, sest et pimedasse sügisesse, kus on vähe valgust, saatis meile mobileed.ee lehekülg ühe laterna. Ja see on selles mõttes huvitav latern, et see latern on nii nagu mulle tundub, vähemalt ma nii palju, kui ma tegin Google'is sihukest uurimustööd, kõige võimsam latern, vähemalt mis Eestis täna müügil on. Et võtame ta siis nüüd siit välja. Jah. Võtame ta siis välja ja vaatame, piilume. Nii, see on sulle mängida. See on sulle mängida. Palun. Nii ta. Nii. Siin on ausalt öeldes veel igasugu ootamatut nänni. Okei. See on mingisugune mingi multifunktsionaalne autoturvalamp. Jah, siis on siin mingi karabiin. See tundub päris asjalik, sellepärast, et tal on siin keere. Jah, ei ole lihtsalt niisama. Et see on selle sama lambifirma oma. Jah, see on selle sama lambifirma. Jah, see on palju asjalikum kui tavaliselt nipsed. See on juba nagu siuke päris karabiin. Jah, ja saab autol jääd kraapida. Nii, poisid, sulle see. Sina hakkad jääd kraapima. See on veel mingi karp. See on veel mingi karp, see on mingi üllatuskarp. Mul on siuke tunne, et meie pesakonda armastatakse. Et pidime tegema ühe karbituks, aga nüüd on meil vaja mitu karpi teha. Ma ei tea, oleme juba ühe pakendatuks teinud. Pakendama. Kuule. Uus kohvitass sulle. Uus kohvitass. Või tahad sina omal uut teetassi? No vaatame. See on hea mõnusalt suur küll. On küll. Ja mulle meeldib see, et ta on loogiline. Ta läheb alt sihukene kitsamaks. Oota, Tarko, teeme nii. Pane te äkki. Aga siin on siis see latern. Karp sihukene. Võtame korra tehnilisi andmeid siit. Sa võid ette lugeda. Sul ei ole prilla vaja, vaata minul on prilla vaja. IP65 on temal tolmu ja veekindlus. Siis on 5250 luumenit on tema see eredus. Siis on võimalik teda kasutada kas 360 või 180 moodis. No ja siis on siin need igasugused ajad, kaua ta siis põleb või ei põle. Et siin on erinevad siis režiimid ja nende siis ühesõnaga seda saab. Jah, et võtame ta siis välja. Ta on ikka sihukene paras, suur. Seljakotti ei pane? Seljakotti ei pane, jah. See on nagu mingi majaka latern. Ja põhimõtteliselt küll. Ja mis on nagu tore, ma saan aru, et siit tuleb ka valgus välja, lisaks 360 kraadi. Ja siis siin, vaata nüüd ma pean kohe süvenema, kuidas. Selle me saame lakke riputada. Oe. Ta peaks olema nagu kuidagi pool ja pool ka põlema. Kuidagi peaks nagu 180 ka põlema tal. Praegu me saame 360. Oota. Saad lakke riputada. Saad lakke riputada, jah. Siin on näed andur. Ja andur, mis näitab, kui palju aku mahub.
Siit saab ilmselt laadida. Siit saab laadida, jah. Võita, kas ta juhtmes ka põleb? Tahaks loota. See on jah, oota. Praegu on liiga valge. Praegu on liiga valge. No ütleme nii, et valus on vaadata. See on ikka võimas. Aga kuidagi peaks tal, võta korda sealt alla. Ta peab nagu pool ka tal põlema. Näita nuppe. 2 nuppu on tal. See on hästi näile tolku. Peab õpetust lugema. Peab äkki õpetust lugema, jah. Korras. Näed, sul õnnestus. Mismoodi sa seda tegid? Hoidsin seda poweri nuppu all. Nüüd ta nagu põleb ainult ühes suunas. Kas sa hoidsid seda nuppu all? Jah. Okei. Väga hea. Vaat see on selles mõttes tore, et seina poole ei ole nagu vaja tihti peale lasta. Seina poole ei ole vaja lasta, et paned selle kuskile niimoodi nurka. Nii. Ma ei tea nüüd. Uuesti ei lähe. Ei, see on poweri nupp, mis sa vajutasid. Oota. Ahah, nüüd õnnestus. Kahe nupuga tuleb toimetada. See on huvitav. Jah. Päris põnev later. No, nüüd lähme nädalavahetusel metsa, siis saame katsetada seda, kuidas asi töötab, et kuidas ta reaalselt niimoodi, sest meil tuleb siukene ta on ikka äge. Mulle meeldib see, et ta võt siit ka valgustab. Just see tagurpidi pannes. Jah, et saab niimoodi. Sest muidu tihti on niimoodi, et paned telgilaes või kus iganes, võtad telgilakke ja riputa, see on peaaegu 2 kilo. Jah, aga paned ta nagu sinna ülesse. Ja siis tekib see vari. Tekib see vari alla. Aga selle paned nii pidi. Ja on otse alla ka valgus. Selles mõttes on nagu päris äge. See on ikka nagu see põhimõtteliselt peaks vist suure angaari saama valgeks. No eks paistab nädalavahetusel. Jah. No siukene ilgelt vahva asi osalt öeldes. Mulle kohe meeldib. Tõsine tööriist. Midagi laemed ära ka korralikult. Ta muidu praegu näitab, et on täis, aga viskame korra veel laadima, et siukene, jah. Ütleme, et nüüd tundub uuesti pime keskaeg, et meie oleme valmis, et see on ikka siukene, see on ikka tõsine asi. Ma saan aru, et seda võib vihma kätte unustada. Põhimõtteliselt oli tal jah mingi vihmakindlus olemas. Jah, et rohkem nagu ütleks niiskuse kindlus. Okei. Ta on 65, see peaks rohkem nagu niiskuse kindlus olema. Alge orienteerumist aga ei tee, on ju? Ei. No jah. 65, jah. Ta ütleb waterproof, aga jah. Tal on isegi mingisugune see shock resistant, siis maakukkumise kindlus. No. Aku suurus on 5200 milliampertundi. Noormees ei lõhu tassi ära. Tükiks ajaks, ütleme niimoodi. Kui ta pool nii-öelda valgust 180 kraadi, mida 360, siis seda saab ka vaata võimsust muuta. See on väga hea. Valgus ei saanudki kohe pihta sellele. Seal peab 2 nupuga nagu. Ja. No nii, kutid. No siuke. Pakime siis kokku. Laseme kutide veidke mängida. Tarkus ei pihta asja. Aga igal juhul, kes söökast laternat tahab,
mobileet.ee saab seda nii-öelda tellida, aga kindlasti, kui me nüüd lähme metsa homme ja oleme 4 päeva metsas vist, jah. Et siis me teeme nagu siukse praktikavideo ka kohe, vaatame, kuidas ta nii-öelda reaalselt toimib, kui pime on. Ilged uudishimulikud on.